Ütleme Ingelale aitäh uudistest ja saame jätkata rõõmsate sõnumitega teadusmaailmast. Ja neid võib ilmselt rõõmsaks nimetada küll. Kristiina Kurg, tere hommikust! Tere hommikust! Ja Kristiina on värskelt kaitsenud oma doktoritöö. Kuidas läks? Hästi läks. Ma ise olen väga rahul sellega. See on nii meeletu töö olnud, mis sinna taha läks tegelikult. Ja see põhjus, miks me Kristiina räägime sinuga ja sellest teadustööst ka, ongi see, et melanoom väga paljude inimeste jaoks teada-tuntud ja väga kuri vastik haigus. Ja siiani ma saan aru, kuidas on siiani käinud melanoomi avastamine? Vaatame nahka. Lähete arsti juurde, arst ütleb, palun võtke kõik riided seljast ja siis ükshaaval kõik sünnimärgid vaadatakse läbi. Võtab aega, natuke ebameeldiv, kui ikka kõik riided peab moodi võõra inimese juures ära võtma. Ja tõesti võib olla ka vale diagnoos. Mõni asi, mis tundub imelik, tegelikult on normaalne. Aga mida sina nüüd leidsid? Sa leidsid hoopis teise meetodi, kuidas melanoomi avastada? Ma avastasin, et saame ka vereproovist tegelikult teada. Me vaatasime seda, et mis on kasvaja on muutunud oma ja kasvajat hakkab keha ise ründama ja seda vastust, keha vastust kasvajale saame samuti kasutada, et diagnoosida, kas melanoom on olemas. Ja teine võimalus on see, et kasvaja, nagu kõik rakud, toodavad väikseid nanoosakesi. Kui me neid eraldame, neid vaatame, saame teada kõik info, mis on kasvajas sees, ilma et me kasvajat peaksime isegi üles leidma. Kuidas on võimalik, et selle peale varem ei ole tuldud? Selle peale on varem tuldud. Mitte miski siin maailmas ei ole päris uus. Lihtsalt natuke teise nurga alt. Praegu me tegime kõike ka Eesti patsientidega. Minu kliiniline koostööpartner Põhja-Eesti regionaalhaiglas, doktor Anu Blanken, kogus patsiente. Ja lihtsalt seda on väga raske ka teha. Nii et pigem see ei ole midagi uut. Aga lihtsalt tehniliselt oli raskem seda varem avastada, teha ja nüüd on tehnika edasi läinud ja nüüd meil on paremaid võimalusi, et selle juurde tõesti jõuda. Kuidas see siis nüüd käib? Et näiteks isegi kui ma ei tea, et mul võiks midagi sellist olla, ma lähen arsti juurde, annan vereproovi, kas seda otsitakse nüüd edaspidi automaatselt või kuidas see nüüd olema hakkab, et me leiaksime need varakult juba üles? See oleks ideaal, kas oleks nii, et kahjuks reaalsus ei jõua veel järgi, et pigem see oli pilootuuring, me vaatasime 185 patsienti ja nägime tõesti, et asi on tehtav, asi on teoreetiliselt võimalik, aga me vaatasime ainult melanoomi patsiente, et olla hea nii-öelda screening test, see on see, kui sa annad vereproovi, öeldakse, et ei ole kasvajad, me peame vaatama ka kõiki teisi kasvajaid, ta peab olema kindlasti melanoomi spetsiifiline ja samuti ka haigus spetsiifiline. Ei või olla see, et sul on südamehaigus, neeruhaigus ja ikka leiad, et marker on tõusnud. Et need on kahjuks need probleemid, mida me ei ole vaatanud, et kindlasti peaks ka need ära vaatama enne, kui me jõuame selleni, et lähed, annad vereproovi, öeldakse, et on melanoom või ei ole. No väga suur hulk tööd on juba tehtud, aga mis nüüd edasi võiks saada, et sellest avastusest või sellest meetodist ikkagi võimalikult paljudel patsientidel tulevikus oleks kasu? Rohkem tööd. Jah, et me peaksimegi tõesti vaatama ka teisi patsiente. Me peaksime vaatama, et näiteks verevõtu probleemid ei mõjuta ühtki vastust, et ei ole nii, et kui proov on halvasti võetud, siis meetodit kasutada ei saa. Ja kahjuks minu töö on lõppenud, sest minu patsiendid koguti aastal 2013 kuni 2014 ja me tegutseme materjalidega, mis on olemas. Materjalid on otsas. Mul kahjuks ei ole rohkem materjali, millega hetkel edasi minna. Nii et kui keegi tahaks niimoodi annetada, võib võtta, vaadata, aga minu töö on hetkel melanoomi poolt tehtud ja mina liigun ise enda asjadega edasi. Aga neid uurimisgruppe üle maailma on nii palju, kes ikka tegutsevad antud asjadega edasi. Et see, et mina lõpetan, ei tähenda, et asja edasi ei lähe. Nii et selles mõttes, et sinu jaoks see melanoomi teekond on nüüd läbi, sa võtad juba järgmise teema ette. Millega sa tegeled? Hetkel ma puhkan. Või eelmine teisipäev just lõpetasin doktori, ma olen päris väsinud. Aga tegelikult ma olen arst, ma õpetan arstiteaduskonnas ja mul hakkabki nüüd õppetöö pihta. Ja peale väikest puhkust istun maha, mõtlen, õpetan arstiteaduskonnas vererakke, kuidas tõlgendada verepilti ja võib-olla vererakkudega oleks midagi huvitavat teha. Võib-olla nanoosakestega, võib-olla mõni teine kasva, et neid ideid on nii palju, aga mul on puhkust vaja, et välja mõelda, kuhu minna. Kuidas muide tudengitel on selliste innovatiivsete ideede või vaatenurkadega, et kas sul õnnestub olla ka selliseks heaks eeskujuks, et leida uusi vaatenurki? Ma loodan, et seda peate küsima minu magistrantidelt ja minu bakatudengitelt, kas ma innustan inimesi edasi minema ja uusi ideid vaatama. Mina
ise olen võtnud selle eesmärgi, et kui kellelgi on idee, ma näen, et idee on reaalne, teeme selle idee ära, vaatame, mis sellest tuleb. Aga noh, mina olen väike kala, et minul endal oma teadusraha ei ole, et mina ei ütle, et nüüd uurime seda ja uurime teist asja. Küll aga kui inimesel on superlahe idee, ma näen, et ka meditsiini vaatepunktist võiks see olla tehta, siis mina lähen räägin oma juhendajaga ja kui tema ütleb jah, siis lähmegi edasi, sest iga idee on väärtuslik, iga idee tasub vaadata edasi. Ma ikka mõtlen selle melanoomi peale, et see nagu tundub juba nagu, et vau, et jah, et noh, meil on seda väga vaja, et inimesed saaksid kuidagi kiiremini selle tulemuse kätte, saaks kiiremini ravi. Ja sa ütled, et mul ei ole siit kuhugi edasi minna, et ikkagi mis nüüd, et ma ei tahaks ju, et keegi ei tahaks, et see jääks kuhugi nüüd seisma. Et kas see ikkagi see metoodika, kas ta ikkagi seda uuritakse edasi, kas see ikkagi jõuaks nagu tavainimesteni mingil hetkel? Jah, päris kindlasti see, et mina edasi ei lähe, ei tähenda, et teised ei lähe. Et need asjad lähevad nii-öelda teaduskirjandusse, keegi loeb minu artiklit, keegi vaatab väga lahe asi ja siis liigub sellega edasi. Minu kõiki artikleid on juba tsiteeritud. Ma tahtsin küsida, kas see tagasisidet on juba tulnud ja juba nagu indikatsioon, et jah, väga põnev, et lähme edasi. Ja, et meie tagasiside on see, kui tõesti sinu artiklit loetakse ja tsiteeritakse, minu artikleid on loetud ja on tsiteeritud. See tähendab, et teistele see info on olnud väga kasulik. Ja Eestis, võib-olla mõni teine Eesti grupp hakkab pihta, aga välismaal kindlasti uuritakse nii seda keha vastust edasi. Need valgud, kelle vastus tekib, on ülimalt huvitavad ja vaadatakse ka näiteks, proovitakse arendada kasvajate vaktsiine, lausa ravivõimalusi nende valkude vastu. Ja need nanoosakesed on nii kuum teema, need tulevad sisse, neid vaadatakse iga nurga alt. Nüüd on jõutud näiteks see, et äkki bakterid toodavad nanoosakesi, äkki need bakteri nanoosakesed teevad midagi mõnede haigustega, et kõik liiguvad edasi. Et teadus ei ole ainult üks inimene, see on nagu meie kõik ja me kõik peamegi edasi minema. Ja kusjuures, mis lõppkokkuvõttes on see, et meil on kogu aeg midagi avastada, kogu aeg tuleb midagi uut. Täpselt kui vähe me tegelikult teame oma kehade kohta. Ja, mis on kurb, aga meil ongi vaja noori inimesi juurde. Noori, aktiivseid, kellel on lahedal ideed, silm särav, entusiasmi palju. Meil ongi vaja, et inimesed meiega liituksid ja tõesti seda tööd ka juurde teeksid. Vot siis sellises positiivses toonis kena seda intervjuud lõpetada. Suur aitäh teile hommikusse tulemast. Aitäh. Aga me jätkame nüüd rubriigiga, mis toimub.